milles oleksid esitatud poliitilised ja riigiõiguslikud argumendid, millega Eesti Vabariik kõige kiiremas korras taotleb rahvusvahelist tunnustamist. Palun see töö teha R. Müllersoni, Hash Lindpere, A4-se, Jüri Luige nimi on siin maha tõmmatud millegipärast, ja inglise tõlkide osavõtul vähema 12 tunni jooksul kui prioriteetne. Palun kõik muud tegevused lugeda selle töö kõrval teisejärgulisteks. See on käsk. Nõukogude Liidu legaalset valitsust enam ei eksisteeri ja Läti ministrite nõukogu on vallutatud ja Kiiev on ründamisel. Mõnekümne minuti pärast on oodata rünnakut Jeltsini peakorterile. Meie taotluse riigiõiguslikuks realiseerimiseks tuleb aega lugeda tundidega. Lennart Meri. Selline paber, ja kui see teistpidi keerata, on see üles nurka kirjutatud, helistage tagasi. Viimati käsikirjas, faksi teel, telefoni teel esimesed tunnid möödusid. Sellest on möödunud 20 aastat ja mõnevõrra on sümboolne, et just nüüd, täpselt 20 aastat pärast iseseisvumise taastamist, on Eesti Vabariik jõudnud Tallinnast vaadates kõige kaugemasse maailmapunkti, siia Austraaliasse, ametlikult esindatuna. Aeg on läinud 20 aastat, aga Eesti on siia ametlikult kohale jõudnud. Selle 20 aasta jooksul on täiskasvanuks saanud esimene põlvkond noori, kes on sündinud vabas Eestis ja kelle jaoks Nõukogude Liit eksisteerib vaid vanemate mälestustes, raamatutes, filmides. Noori, kelle jaoks maailm on valla ja kellest paljud on oma avastusrännakutel ka siiamaandile jõudnud. Ometi on oluline, et ka noorem põlvkond mäletaks ja hindaks Eesti rahva ühist pingutust vabaks saamise nimel. Pingutust, mis võimaldab täna meil kõigil luksust omada väikest, aga vaba ja demokraatlikku riiki. Maailmas on kinnistumas legend Eesti laulvast revolutsioonist. Loost, kuidas üks väike rahvas laulis end vabaks. Selle kõrval peame aga kindlasti meeles pidama neid sadu ja tuhandeid inimesi nii Eestis kui üle maailma, kes iseseisvumise taastamise nimel hiiglasliku töö ära tegid. Öölaulupeod, fosforiidisõda, Eesti Kongress, Rahvarinne, ERSP ja suur Eesti kogukonnad maailmas, kes aastakümnete jooksul väsimatult ja visalt asukohariikide valitsuste nõukogude okupatsiooni meelde tuletasid ka kõigil aegadel